harmoonia valem, et see tuli nagu sellest, et ma kusagilt lugesin, et on selline huvitav asi, et näiteks tahm, teemandid ja grafiit on täpselt samasuguse keemilise valemiga, mis on siis süsinik. Et lihtsalt sõltub, et kuidas need aatomid on pandud, et mis struktuurid seal on, et siis vastavalt on sellest, et kas on tahm või teemant. Ja harmoonia teema selline üldiselt on mind üldse nagu huvitanud, sest et kõik me vajaks nagu oma ellu harmooniat, aga millegipärast nagu kunagi kuidagi ei teki seda, et see harmoonia nagu saavutataksegi või et elu olekski nagu harmooniline, et mis siis nagu toimub, et on see üldse nagu võimalik. Ja ütleme, et kunstnik ju nagu ka mängib selle harmooniaga nii oma loomingus ka, et ühelt poolt me nagu tahame, et see oleks harmooniline, teiselt poolt võib-olla mõnikord loomegi mingit dissonantsi, et mis võiks nagu anda sellist lihtsalt nagu sellist väikest nüanssi või sellist väikest maitseainet või pipart sinna sisse. Et mõnes mõttes ongi see nagu huvitav teema, see harmoonia, et kui palju, kuidas ja et kas seal on siis nagu mingi valem või seal ei ole siis nagu mingit valemit. Ma valisin sellise huvitava looma nagu kameelioni nagu mitmes mõttes, et ühelt poolt on ta selline ürgne loomakene, keda elab maailmas üsna vähe ja temal on vaja sellist väga harmoonilist, omat sorti harmoonilist keskkonda, et üldse ellu jääda, sest ta on nagu hästi aeglane ja ta on väga kerge saak kiirematele ja kindlasti on seal veel nagu tingimusi ja ka aegluses on nagu see, et kõik kuidagi lastest saadik on nagu vaja kõike kiiresti teha, et aga tegelikult selles aegluses on nagu võimalik süveneda, märgata, olla nagu harmoonias ja sellest teiselt poolt ja keskenduda, et natuke nagu Jaapani sellises kunstis, et kõigepealt kunstnik keskendub nagu kaua aega, siis teeb ühe täiusliku pinslilöögi, et samamoodi nagu on kameelion, et ta nagu on väga aeglane, siis korraga nagu keel käib välja sekundite murdosa jooksul ja haarab kuskilt putuka. Ja see käib nii kiiresti, et seda nagu isegi teadlased uurivad, et kuidas üldse on võimalik. Ja et mulle tundus, et võib-olla ta nagu natukene illustreeriks seda teemat, ja kui ma hakkasin seda looma nagu ligemalt uurima, siis tundus mulle nii kohutavalt täiuslik ja nii kohutavalt armas. et tal on ju sellised silmad ka, mis käivad ringi, nagu, mis võivad vaadata absoluutselt igas suunas ja need silmad võivad ju ka niimoodi, et mõlemad silmad nagu liiguvad erinevalt ja ta on nagu selline pisikene draakon, kes kuidagi ei tundugi peaaegu nagu reaalse loomana, et kuidagi, ma ei tea, ta muutus minu jaoks nii armsaks. Aga see tegelikult läheb veel edasi sellega, et mis mulle veel sümpatiseeris nende juures on see, et neil ei ole muud võimalust suhelda, kui et värvid. Ja et kõik nende tunded ja mõtted tulevad läbi värvide. Ja kuna ma olen ka maalikunstnik, siis mind kuidagi nagu nii paelas see, et kujutada ette, et kui saakski suhelda ainult läbi värvide, et kohates kedagi tekivad ühed värvid ja siis mingis agressiivses situatsioonis tekivad nagu teised värvid, et see ja isegi nagu kameelionite puhul võib nagu olla see, et kui üks pool tunneb ennast hästi, siis see on ühte värvi ja kui teine pool tunneb ennast halvasti, siis ta on teist värvi. On tehtud kõik klaasist ja siin on siis erinevaid tegelasi, et nüüd need kameelionid on tehtud väga klassikaliselt, tegelikult üliklassikaline tehnika, et see on täiesti modelleeritud siis savist nagu tavaline skulptuur, see on valatud kipsi ja siis on pandud sisse klaasipasta, ehk seda tehnikat kutsutakse patteverr. Ja siis on siis ahjus nagu sulatatud see pasta kokku parajal määral, et siis ta oleks piisavalt tugev, et ta saaks niimoodi meil rippuda. Ja nagu kõik need värvilised klaasid tegelikult väga erinevalt toimivad seal ahjus ja et see on huvitav. Ja et kameeliot võib ka nagu siis vaadata nagu mõlemilt poolt tegelikult, et siis on näha, kuidas see valgus mõjub ja kuidas need värvid tegelikult on nii valgusest lähtuvalt kui ka kumbalt poolt vaadata, siis nagu väga erinevad. Et näituse kujundas ja näituse
valgustas Kati Kersna, kes on ka klaasikunstnik ise ja kellel on väga pikk kogemus, et ta on teinud palju näituseid ja nüüd valgustanud. Et ja siin selle valguse poole võibki siis nagu vaadata, et see väga erinevalt toob seda klaasi välja. Et sellega on ka nagu huvitav, et siis klaasil on siis alati siuke soovitav loomulik või tõesti spetsiaalne klaasile mõeldud teatud kitsas külmkiir. Ja klaasitehnikast veel rääkides, et see teine objekt, mis on siin eraldi, et see on tegelikult hoopis teises tehnikas, et see on nüüd puhutud ja vormitud täiesti kuumalt ja et tavaliselt selline asi ongi natuke meeskonnatöö, et on üks puhuja ja siin ma olen kasutanud puhuja Elisoone abi, olles ise nagu assistent koos ühe teise assistendi Kaie Vakepeaga, kus siis ongi niimoodi, et keegi vormib seda ja samal ajal siis assistendid toovad talle kuuma klaasi ja see kõik käib niimoodi kiiresti ja nagu on hoopis teise karakteriga nüüd kogu see tegemine, kui on siis nagu see kameeleonti tegemine, et mõnes mõttes isegi natuke nagu selline vastandlik tehniline pool.